Tere! Ja kuradile see kuldne kaabu. Ilmselt on inimene oma ajaloo jooksul korduvalt võõrustanud külalisi kaugetelt tähtidelt ja miks mitte ka teistest dimensioonidest. Kuidas muidu seletada, et nii iidsed savitahvlid Sumerist, Egiptuse püramiidid kui ka maiade kauge kultuur sisaldab hulgaliselt vihjeid tuntud lennumasinatele ja skafandrites tegelastele. Mõned neist vihjetest on üldisemad ja vaieldavad, kuid suur osa on siiski selgelt äratuntavad. See kujutis on pärit iidsest Egiptusest ja ainult pime ei näe siin helikopterit. Lisaks sellele veel 1–2 äratuntavat lennumasinat. Selliste ründekopteritega ründas üks suur riik süütuid pilusilmseid riisikasvatajaid, edutult nagu ikka, kuid see selleks. Siin on noolega märgitud klassikaline UFO kujutis. 100 inimest 100 ütleksid une pealt, millega tegemist. Ka maiade juures on seesuguseid külalisi tähendatud. Ja õnneks on kohalikud ülestähendajad Peetri eelkäija haaranud ja asjaga kenasti kivisse toksinud. Siinse õhusõiduki kokpitis on aga ka selgelt näha pilooti või vähemasti oleme meie maalased harjunud neid tegelasi niimoodi nimetama. Ja muidugi maiade maiuskala, tõeline UFO-klassik, mitu äratuntavat lendtaldrikut ja klaaskupli all pikutav sohver. Lisaks on Lõuna-Ameerika vihmametsadest leitud veel ka mitmeid äratuntavaid lennumasina kujulisi objekte. Teadlased on neist ka koopiaid teinud ja tuuletunnelites katsetanud. Kuid kust ikkagi sai kujutluspildid sellisest lendavast kõrgtehnoloogiast iidse inimese pähe?